Tere tulemast taas Valge Volga kanalile, mitte sinise Suzuki, nagu siin praegu võib tunduda. Aga paljud meie fännid ja televaatajad üldiselt on tundnud juba muret, et kus teie uus video on ja et kas te olete oma Volga juba prügimäele viinud. Aga vaat, ei ole. Volga on siin. Üsna teistsugune kahtlemata võrreldes sellega, millega me viimases videos lõpetasime ja tõesti, me mõningaid etappe ei ole vahepeal saanud näidata, kuna auto käis meil liivapritsis ja seda me ise ei teinud või tasime spetsiaalses töökojas teha. Nii et jah, nüüd on meil siis paljas kere käes, liivapritsitud ja mõtlesime, et vahelduseks võiks teha lihtsalt väikse video, kus me siis kaardistame siin seda kere olukorda ja näitame, jagame ka teiega, mis seis meil on. Seis on üsna raske. Ma arvan, et see on meie projekti nüüd kõige raskem koht, kus me oleme. Nii et siit saab minna ainult paremaks. Nii et olge meiega ja nautige. Nii, mina olen piisavalt palju rääkinud. Nüüd täna räägib meil Karl ja mina käin kaameraga. Okei. No, millest alustada? Okei, no põhimõtteliselt lugu siuke, et algul mõtlesime, et hakkame otsima, kuidas saada nagu terviklikke plekke. Ja me siiamaani otsime, otsime siiamaani. Kui keegi meile pakuks. Nii et see video meil ongi eesmärk, et kui keegi näeb, et mul on just seda plekki pakkuda, siis kindlasti me oleme huvitatud seda ostma, aga võite ka annetada. Just. Aga et mitte nagu seda projekti niimoodi seisma jätta, katsume pidevalt edasi liikuda, siis otsustasime, et proovime ise ka natukene seda lappimist teha. Siia paneme lihtsalt, saab ise pleki välja lõigata. Nii, siin on meil üks hullemaid nurkasid, või kõige hullem nurk sellel autol, jah? No ega teine ka just palju paremas seisus ei ole. Natuke, no jah, ühesõnaga. Näitame kõik lõpuni ära. Vot, nii palju on järel veel plekki ja teisel pool on umbes sama. Tipptasemel pleki töö. Just, poldi töö. 2 poldiga kinni ja korras. Ja see ei ole meie tehtud. Siin see põrand ka korralik hiirte juust. Nii, ma tulen teisel poole. Siis järsku õnnestub ära näidata, nii kaamera teeb trikke, nii aga saame ta korda. Ka see käigukasti pealne plekk. Tegelikult oleks hirmus tore, kui keegi tõmbaks selle välja kuskilt. No tegelikult, vaata ta pealt on ta täitsa kena, lihtsalt ongi siit see... No jah, see nurk. Kus ta üleminek on, et see on ta läbi. Ja. No kui ei saa, siis selle me saame, katsume kuidagi ise. Et jah. Noh, siin mootoriruumis need seinaplekid siin, küljeplekid. Nendega otsustasime, et siit lõikame lihtsalt ära ja paneme sirge pleki. Nii on. Sest et see on nii ju tiiva taga ja kapoti sisemine pool, et jah, no ta ei mõjuta mootorruumi midagi. sisemine pool, et oluliselt ei mõjuta midagi. Ja. Meile selline lahendus sobib teoreetiliselt. Katus on õnneks väga heas seisus. Natukene vist küll läks ja liivapritsiga on ta siin läinud. Aga selle me saame suurema vaevaga. Jah. Ongi korras. Ongi korras. Okei, no see ei tule välja. Sellega peame mõtlema.
muidugi siit tagant rattakoopad, Jaa. siit need küljeplekid. Okei, see isegi, sellel on juba tehtud seda väga kõrgetasemelist parandustööd, nagu te näete, paari punktiga kinni. Jaa, näete. Aga siin on pandud väga ilusasti lapid. Siin, nagu Holger enne ütles. Täielik hermeetika. Et ongi täitsa nagu hiirte juust. Hiirte juust, jah. Vot nii. Nii, mis meil veel on? See on üks keeruline koht. Siin on meil ka olulisi detaile siin auto kõrval maas. Näiteks need radikaplekid, mis käivad siia. Jah. Siia, kuhu siis niimoodi radikas kinnitub. Need on ikka täitsa läbi. Pole suurt midagi järel. Okay. See on veel paremas seisus, aga see on täitsa läbi omadega. Ja põlleplekk ka. Siin on meil jah see põld. Mis meil siin veel? Plekkide osas. Aga uksed on meil. Uksed on enam korralikud. Tuleb lihtsalt see lukusüsteem. Jah, mõned need lukustumismehhanismid. Osad on kinni kiilunud, et tuleb üle vaadata. Nii. Ja ega rohkem vist väga midagi ei olegi. Tuleb lihtsalt hakata vaikselt tegema. Siin on siis näha ka, et paistab taevas. Taevas paistab. Ja. Iga nurga, igas sihis, kus vaadata. Et jah. Kindlasti me hoiame teid kursis. Jah. Pidevalt oma tegemistega. Ja ega muud ei olegi. Tahta veel midagi lisada. Nii, et meie tänane video liiga lühikeseks ja sisu tühjaks ei jääks, siis soovime tänada ka tänase video lõpus meie esimesi sponsoreid. Meil on juba need ka olemas, eks ole. Meie esimene sponsor on Karli onu, kes kinkis meile töö tegemiseks sellise korraliku padrunvõtmete komplekti. Vaatame siia sisse ka. Siin on olemas siis ikka sellised võtmed, millega saame teha ära absoluutselt kõik tööd igasugustes raskesti ligipääsetavates kohtades. Palun, ilus. Igasugused need küünlavõtmed ja pikad padrunid ja pikendused ja kardaanid ja kõik vajalik. Nii, aga meil on ka teine sponsor, kes konkreetselt meie mitte tänast, vaid seda videot mitte ei kommenteerinud, vaid sponsoreeris siis selle mootorrattaga, millega me saime siis teha filmivõtteid. Selleks sponsoriks on Viljandi pisike ettevõte Puhas Salong, nii et kindlasti, kui teil on auto must nii sees kui väljast, võite viia siis oma auto Puhas Salong OÜ-sse puhastusse. Jätame vastava lingi ka selle video kirjeldusse. Nii et aitäh meie sponsoritele ja võime vist lugeda meie tänase video lõppenuks. Näeme jälle!